Kas sa tunned kuningas Salomoni? Neile, kes ei tea, ta oli kuningas Taaveti poeg ja sai samuti Iisraeli kuningaks 10. sajandil ehk Kristusa. Teda tuntakse mitte ainult tema rikkuse ja võimu poolest, vaid ennekõike erakordse tarkuse poolest, mille Jumal talle andis. Aga meil on midagi muud. Kas sa tead, et Jeruusalemma keskel avastati tunneleid ja ruume, mis on täis kulda? See pole veel kõik, sest seal on ka raidkirju ja salapäraseid sümboleid, mis näivad olevat otseselt seotud kuningas Salomoni endaga. See video on üsna jahmatav, sest juba ammu arvati, et see on vaid legend, kuid tänu ekspertide oskustele ja pühendumusele avastasid nad selle. Ja nüüd ongi suur küsimus, kas kõik need asjad on tõesti seotud kuningas Salomoniga ja kas on tõsi, et nad leidsid siit ka kuninga haua. Ja seda me hakkame uurima, aga enne kui alustame, ära unusta meie kanalit laikida ja tellida. See on meile sisuloojatele suureks abiks. Suur tänu ja nüüd alustame. Salomoni kadunud haud Jeruusalemma mägede all peitub ajalugu ja saladus, mis on olnud mattunud tuhandete aastate jooksul. Kuid nüüd näib, et üks osa minevikust on taas esile kerkinud. Inimesed on pikka aega otsinud väidetavalt kadunud kuningas Salomoni hauda. Mõned usuvad, et see on vaid legend, kuid üks uus avastus on andnud vanale saladusele uut hoogu. Salomon ei olnud tavaline kuningas. Ta oli kuningas Taaveti poeg ja piibli järgi üks targemaid ning rikkaimaid kuningaid kogu Iisraeli ajaloos. Tema valitsemise ajal kasvas kuningriik märkimisväärselt, saabus palju kulda, kaubandus tugevnes ning Jeruusalemmas ehitati esimene tempel. Seda templit kirjeldatakse kui meistriteost. Selle ehitamisel kasutati Liibanoni puitu, seda kaunistati puhta kullaga ja kalliskivide sarnaste täiuslike kividega. Kuid lisaks oma rikkusele oli Solomon tuntud ka oma tarkuse ja õiglase otsustusvõime poolest. Kõige kuulsam lugu siin on 2 naise kohta, kes vaidlesid ühe lapse pärast. Kui Solomon pakkus välja lapse 2 jagamise, andis üks naistest lapse vabatahtlikult ära. Ja nii said kõik teada, kes on tõeline ema. Teda tunti õigluse ja tarkuse sümbolina. Tema karismale ei jäänud ükskõikseks ka teiste kuningriikide juhid. Tema juurde tuli isegi Sheba kuninganna, kaasas kirst, kulda, vürtse ja hinnalisi kalliskive. Nende kohtumise lõpus tunnistas kuninganna, et Salomoni tarkus ja võim ületasid kõik, mida ta oli kuulnud. Kuid isegi kui tema elu kohta on palju andmeid ja ülestähendusi, jääb alles üks suur küsimus. Kus asub tema haud? Pole selget märgist. Pole sarkofaagi ega avastatud kambrit, mis tõestaks, kuhu ta on maetud. Mõned ütlevad, et see on peidetud Templimäe all, samas kui teised usuvad, et see asub koobastes või salajastes käikudes, mis on tahtlikult suletud, et inimesed seda eluajal ei leiaks. Sajandid möödusid ja need, kes tema hauda otsisid, jäid tühjade kätega. Seetõttu kaotasid paljud lootuse ja uskusid, et Salomoni haud jääbki legendiks. Kuid juhtus üks juhuslik avastus. Pärast tugevat vihma tekkis maapinnale pragu. See andis uue suuna. Pealtnägijate sõnul polnud selle prao kuju loomulik. Siin astusid mängu kaasaegsed arheoloogid. Maapinda läbistava radari abil ilmnesid tunnelid, mis polnud looduse, vaid inimese tehtud. Need olid sügavad, tugevad ja justkui meelega peidetud. Iga kaevamissamm oli ohtlik. Üks vale liigutus võis kogu ala kokku variseda lasta. Kuid hoolimata ohust jätkasid nad siiski. Ja mida rohkem nad kaevasid, seda sügavamaks muutus mõistatus. See, mida nad leidsid, polnud lihtsalt sein või käik, vaid märgid lugudest, mis pärinesid 3000 aasta tagusest ajast. Aga kas see on tõesti kuningas Salomoni haud, mida nad otsivad, või on see lihtsalt aja seatud lõks? Kas see on ajaloos loodud mäng, et tema legend jääks elama? Järele jätmata otsing Salomoni haua järele. Sajandeid on kuningas Salomoni haua otsimine olnud nagu varju taga ajamine. Juba rüütlite ajast ja keskajast alates on nad tõesti kaevanud Templimäel, et leida Salomoni hauda. Isegi 19. sajandil kaevasid nad Juudamaa künkaid ja kõik nende ekspeditsioonid lõppesid tulutult. Korduv pettumus, korduv läbikukkumine. Paljud hakkasid lõpuks uskuma, et haud ei eksisteerigi tegelikult. Teised süüdistasid valesid kaarte, ebaõnne või lihtsalt fantaasiat.
21. sajandiks olid peaaegu kõik eksperdid otsingutest loobunud, kuid siis saabus pööre. Dr. Emily Carter, arheoloog, kes oli tuntud vanade dokumentide uurijana, leidis vanadest arhiividest kummalise vihje. Vana Heebrea arhiivide seas leidis ta need ülestähendused. Maksuaruanded, mis näitasid makseid, mis saadeti ühte paika, mida ametlikes dokumentides ei mainitud. See koht asus Taaveti linna lähedal, paigas, mis oli tahtlikult varjatud, kuni ajalugu selle unustas. Kohaliku ajaloolase sõnul, kui kaevad Taaveti linnas, leiad kõik, mida välja kaevad, tõesti piiblis kirjas. Sellest hoolimata kaasaegse tehnoloogiaga, nagu maapinda läbistav radar, mis suudab näha maa alla. Kõva kivi tõttu alustas tema rühm uurimist ühelt poolt alast. Kuid see ei olnud lihtne. Maa on kaetud kõva lubjakiviga. See koht on väga ohtlik ja variseb veelgi. Kõigest hoolimata jätkasid nad, kuni ühel päeval avas tugev vihmasadu maapinnale väikese lohu. Arheoloogid märkasid, et selle kuju on ebatavaline. Kui nad seda radariga skaneerisid, nägid nad allpool midagi pulseerivat. Tunnelid. Selgelt inimkätega tehtud, sügav ja salapärane. Esmane uurimine näitas, et see käik on raiutud otse kaljusse. Umbes 13 meetri sügavune, kuid see ei ole tavaline tunnel. Seal on võltskäigud, mis on meelega tehtud hauaröövlite eksitamiseks. See on nagu labürint, mis on ehitatud saladuse kaitsmiseks. Sümboleid ja jooniseid jälgides pani Dr. Carter kokku vana kirja fragmendid, mis justkui andsid juhiseid. Need märgid juhatavad neid tõelise sissepääsu poole. See ei ole hea koht ega ka silmatorkav, kuid on selgelt tahtlikult tehtud. Vihjed, et lõpus on midagi peidus. Varjatud otse maa vaikusesse. Kuid ekspertide sõnul näevad nad praegu vaid väikest osa kogu struktuurist. Kui see on tõesti seotud Saalomoniga, siis suurem ja olulisem osa jääb endiselt kõige kaugemasse otsa peidetuks. Ja see ootab vaid taasavastamist. Ja mida lähemale nad jõuavad, seda tugevamaks muutub tunne, et maa all on juba ammu peidus olnud suur saladus. Salomoni iidse pitseri murdmine. Kujuta ette kiviseina, mis ei ole lihtsalt tõke, vaid ka hoiatus. Dr. Emily Carteri meeskonna kaevatava iidse tunneli all leidsid nad tohutu suure kivirahnu. See kiviplaat näis olevat paigaldatud mitte ainult selleks, et varjata ühte ruumi, vaid ka selle kaitsmiseks igaühe eest, kes üritab sisse pääseda. See ei ole tavaline kivi. Seda ümbritsesid võltskäigud ja lõksud, mis olid valmis kokku varisema, kui keegi teeks vale sammu. See oli nutikas kujundus, mille eesmärk oli panna hauaröövlid alla andma. See oli nagu iidne turvasüsteem, mis ei kasutanud metalli ega kaasaegset tehnoloogiat, vaid ainult iidsete inseneride puhtat tarkust ja nutikust. Kui ta uuris sissepääsu ümbruses olevaid märke, märkas Dr. Carter kivil kummalist nikerdust. 7 joont, 7 sümbolit paigutatud mustrisse, mis näis peegeldavat 7 inimest. Esimese templi ehitus. See ei olnud lihtsalt kaunistus, vaid pigem võti, mõistatus, mis tuli lahendada, et edasi pääseda. 3 päeva jooksul töötas meeskond lakkamatult. Kasutades laserskännereid ja kaasaegseid seadmeid, uurisid nad iga joont, justkui pommi kahjutuks tehes. Iga liigutus, iga kivi tõstmine käis ärevusega kaasas, sest nad teadsid, et isegi üks vale samm võib põhjustada varingut ja lõpetada kõik. Kuni saabus hetk, mil kostis valimüra, millele järgnes tolm, mis laest alla kukkus ja plaat hakkas aeglaselt liikuma. See ei avanenud sujuvalt ega kiiresti. See oli nagu koletis, kes aeglaselt ärkab oma unest. Aeglaselt ilmus nähtavale tume pragu. See oli nagu koopas uue, mis oli kaua suletud olnud. Kõik oli vaikne, keegi ei rääkinud, keegi ei liikunud. Nad tundsid, et selle musta käigu taga on ajalugu, mida pole veel kunagi avastatud. Ajalugu, mis ulatub 3000 aasta taha. Nad ei teadnud, mis neid ees ootab. Kas seal on varandus, ajalugu või needus, mis on juba ammu pimeduses vangis olnud? Kuid üks asi oli selge. Selle pitseri avamisega algas uus peatükk kuningas Saalomoni mõistatuses. Kuningas Salomoni peidetud rikkused. Esimese taskulambi valguse sähvatusega tabas see midagi, mis säras. Kuld. Ja ühtäkki jäi kõik seisma. Keegi ei rääkinud, keegi ei hinganud. Nagu kõik legendid, mida nad uskusid, oleksid äkitselt nende silme eest tõeks saanud.
Taaveti linnal avastati tuba, mis näis olevat puutumatu juba 3000 aastat. Iga selle nurk oli täis haardeid, mida varem peeti vaid väljamõeldiseks. Seintel olid reas kuldsed anumad. Igal ühel neist oli vana heebrea graveering, mis säras justkui äsja poleeritud. Toa lõpus seisis hiiglaslik menoraa, 7-haruline küünlajalg, mis pühakirja järgi asus esimeses templis. Kuid erinevus seisnes selles, et see polnud koopia, vaid näis olevat seesama originaal, mida kasutati tuhandete aastate eest. Selle raskus ja peenmeisterlikkus tekitasid aukartust, ennekõike aga seetõttu, et nüüd oli nende käes tõend, mida ajalugu oli kaua otsinud. See polnud ainult kuld ja hõbe. Servades olid siiditükid, mis kuigi tuhmunud, näitasid Saalomoni sidemeid kaugete kaubateedega kuni Indiani ja Aafrikani. Seal oli ka nikerdatud elevandiluud, väikesed karbid, mis sisaldasid ehteid smaragdide, rubiinide ja lasuriidiga. Üks arheoloogidest sosistas, et võrreldes Briti leidudega tundub see, mida nad leidsid, nagu tavaline kaltsukas selle kõrval, mida me praegu näeme. Kui üks suletud savinõu avati, levis õhku safrani, viiruki ja harundased sitruse lõhn, mis tundus justkui endiselt värske. See lõhn tundus olevat rännanud ajas minevikust. Kuid mida rohkem nad avastasid, seda rohkem küsimusi tekkis. Oli sümboleid, mida ei suudetud tuvastada ja kujundusi, mis ei paistnud sobivat Saalomoni ajastusse. Mõned arvasid, et need võisid olla lisatud mõne teise kuninga poolt, võib-olla tema poja Rehabeami poolt. Kuid mis iganes vastus ka poleks, oli selge, et see ruum polnud lihtsalt laoruum. See oli sõnum, mis oli jäetud selleks, et see õigel ajal taas avada. Seetõttu uurisid nad hoolikalt iga detaili. Kasutades laserskännereid, inspekteerisid nad kõik enne, kui midagi liigutasid. Sest nad teadsid, et üks vale liigutus võib kõike muuta. Ja kaoks võimalus taas jutustada üht peatüki ajaloost, mida kõrb on sajandeid valvanud. Ja kui nad vaatasid kuldset menoorat, kõlas nende mõtetes vaid üks küsimus. Kui see on Saalomoni varandus, siis kus on tema haud? Saalomoni haua peidetud sümbolid. Pärast seda, kui nad olid imetlenud leitud aardeid, köitis nende tähelepanu veel üks asi. Kummalised nikerdused seinal. Need ei olnud lihtsalt kaunistused. Nende tõlvikute valguses ilmusid kujundid ja jooned, mis näisid omavat oma enda elu. Märkide keskel paistis silma üks tähekujuline sümbol. Terav, täpne ja peaaegu identne sümboliga, mida seostatakse Saalomoni pitseri legendiga. Vana legendi järgi kasutas kuningas seda pitserit vaimude käsutamiseks ja oma kuningriigi kaitsmiseks. Nüüd on see siin, kivisse raiutud, justkui meelega jäetud tõend tema väest. Kuid see pole veel kõik. Jooned ei ole lihtsalt kunst. Seal on mustrid, mis meenutavad plaani. Seal on suhted ja nurgad, mis näivad olevat mõeldud struktuurile, mis on oma ajast ees. Üks arheoloogidest ütles naljatades. Tundub, nagu loeksime Saalomoni kalkuluse vihikut. Ühes toa nurgas on virnas mõned savitahvlid, mis on täis heebrea kirja. Mõned neist on veel selged, teised on ajaga peaaegu kustunud. Üks tahvlitest kirjeldab templi mõõtmeid. See on peaaegu samasugune nagu esimese kuningate raamatus kirjutatu, kuid on ka teisi, mis on palju salapärasemad. Sõnade paigutus on nagu mõistatus, mitte lihtsalt tavaline ülestähendus. Üks rida viitab võtmele. See on seotud peidetud tarkusega. Doktor Carteri mõtetest tuli kohe meelde legend Saalomoni võtmest. Vana rituaalide ja müstiliste teadmiste raamat, mida sageli peetakse väljamõeldiseks. Aga mis siis, kui just need tahvlid on selle legendi tegelik allikas? Ja enne, kui nad jõudsid seda põhjalikumalt uurida, avastasid nad seina praost peidetud eseme. Kasti, mida oli peaaegu võimatu märgata. Väike, peaaegu käsipagasi suurune, kuid raske ja pitseeritud. Sellel oli graveeritud seesama täht, mida nad nägid seinal. Ei ühtegi hingedega osa, ei ühtegi nähtavat lukku. Justkui oleks see meelega suletud, et seda enam kunagi ei avataks. Kogu meeskond lähenes vaikselt. Nad tundsid õhus raskust, kui nad vaatasid kasti. Nad ei avanud seda, teades, et see on ohtlik ja midagi võib kaduma minna, mida enam kunagi tagasi ei saa. Kuid kõigil oli peas sama küsimus. Kas see ongi Salomoni tõeline saladus? Kas selles on peidus 3000 aasta jooksul varjatud tarkus? Ja kui see nii on, kas maailm on valmis seda teada saama? Salomoni haua avastamine põhjustab ülemaailmse poleemika. Kõige tugevam maavärin ei toimunud maa all, vaid akadeemilises maailmas.
kui meeskond luges seinalt salapäraseid kirju, mis näisid olevat kirjutatud otse Saalomoni enda poolt, põhjustas see kohe segadust kogu maailmas. Mõne sõnaga puhkes vaidlus, kas see on tõeline tõend kuninga kohta või lihtsalt petlik nikerdus, mis on legendiga seotud. Poetajad ütlesid, see on see otsustav tõend. Kirjastiil, keel ja asukoht kõik sobivad täpselt Saalomoni ajastusse, eriti aastatesse 970 kuni 931 e-Kristursne. Veel mõned eksperdid andsid tunnistust, et kõik detailid, alates templi kujundusest kuni leitud varandusteni, vastavad täpselt piiblis kirja pandud tekstidele. Kuid kriitikud vaidlesid kiiresti vastu. Nende arvates on see liiga täiuslik. Sõnad olevat justkui meelega tehtud piibli moodi kõlama, mitte nagu tõeline iidne tekst. Mõned märkasid veel midagi, sümboleid, mis näivad olevat Pärsia omad ja mis on segatud raidkirja ümber. Kui see on tõsi, siis võidi see graveering kirjutada sajandeid pärast Saalomoni surma, kas imitatsioonina või ehk võltsinguna, et mingit lugu usutavamaks muuta. Ülikoolides ja internetifoorumites muutus arutelu justkui poksiringiks. Professorid vaidlesid tuliselt otseülekande paneelides, samal ajal kui mõned ajakirjad peatasid ajutiselt uute artiklite avaldamise, et uurida vastuolulisi tõendeid. Ajalehtede pealkirjades võis näha vastandlikke pealkirju. Ühel pool Solomon leitud ja teisel pool püha pettus. Kõige selle keskel jäi doktor Emily Carter rahulikuks. Tema sõnul ei otsinud nad kuningat, kuid märgid ilmusid ikka ja jälle. Kui see ei ole uurimist väärt, siis mis veel oleks? Nüüd on igal raidkirja real palju sügavam tähendus. See ei ole lihtsalt lihtne palve, vaid tundub nagu isiklik hääl minevikust. Kuningas, kes seisab silmitsi omaenda võimuga, vaatab tähtede poole juhatuse saamiseks ja on võib-olla jätnud maha ainsa jälje omaenda käega. Ja kui see tõesti nii on, siis hauakamber, mille olemasolus on kaua kaheldud, ei ole enam lihtsalt legend. Sellest on saanud tõeline lahinguväli, mitte mõõkade, vaid ideede, usu ja teaduse vahel. Saalomon ja Seeba, iidne kohtumine kivis. Religiooni ajaloomaailm vapustus järsult, kui meeskond luges toas uut sissekirjutust. Iidsele kivile oli sisse raiutud ühe kuninganna nimi, Seeba kuninganna. Aeg justkui peatus. Ta ei ole lihtsalt üks tegelane. Ta on oluline tegelane nii piiblis kui ka Koraanis. Tuntud kui kuninganna, kes külastas kuningas Saalomoni, et proovile panna tema tarkust. Ja nüüd neib olevat leitud tõendeid, et nad tõepoolest kohtusid. Uudis levis kiiresti üle kogu maailma. Rabiid avasid taas Toora, preestrid otsisid viiteid Vanatestamendist ja imaamid uurisid Koraani suurat An-Namli, kus sama lugu on mainitud. Mõne jaoks oli see tõend, et pühakiri pole pelgalt legend, vaid ajalugu ise. Kuid koos elevusega tuli ka suur kahtlus. Mõned eksperdid ütlesid, et graveeringu stiil ei vasta Saalomoni ajastule. Teised aga väitsid, et see võidi kirjutada mitu sajandit hiljem, lihtsalt austusavaldusena või isegi midagi hullemat. Võltsing, mis tehti lihtsalt tähelepanu saamiseks. Ka poliitika ei aidanud olukorda. See paik asub Jeruusalemmas, mis on juba ammu olnud erinevate religioonide vahelise pingete keskpunkt. Seega küsimus, kellel on õigus sellele avastusele, tekitas veelgi rohkem konflikte. Kuid selle graveeringu tähendus on veelgi sügavam. See ei ole lihtsalt tavaline külastus. Mainitud detailid näivad kirjeldavat liitu. See on suhe kaubanduses, diplomaatias ja võib-olla isegi teadmiste jagamises kahe võimsa kuningriigi vahel. Kui see on tõsi, tähendab see, et Iisraeli ja Seeba vahel oli tugev side juba tuhandete aastate eest. Usuliste jaoks on see märk sellest, et pühal lool on olemas ka füüsiline tõendusmaterjal. Kuid kriitikute jaoks on see meeldetuletus, et ajalugu on lihtne manipuleerida. Seega jääb küsimus, kas see on tõeline mälestus kuningannast ja kuningast või lihtsalt kivisse kirjutatud lugu, mille eesmärk on tugevdada usku. Ja kui konflikt jätkub, leidis meeskond taas midagi uut. Midagi, mis ei ole lihtsalt graveering, vaid midagi väiksemat, raskemat ja võib-olla võimsamat kui kõik, mida nad varem näinud on. Kuldne Saalomoni pitser. Ühes toanurgas, peaaegu märkamatult, avastas rühm midagi. Väike ese, kuid raskem kui kõik varandused, mida nad näinud on. Kuldne sõrmus, paks, tugev ja selgelt kuningale loodud. Esmapilgul nägi see välja nagu tavaline vana ehe.
kuid kui valgus langes graveeringule, ilmus nähtavale kuueharuline täht, mis meenutas Taaveti tähte. Kogu meeskond jäi äkitselt vaikseks. Kas see võib olla kuningas Saalomoni enda sõrmus? Pärast uurimist kinnitasid eksperdid, et metall vastab 10. sajandi e-kristuna ajastule. Aga juba enne seda olid kuulujutud levinud. Kas seda sõrmust kasutati kuninga pitserina? Sama märk, mis võis kinnitada Foiniikia lepinguid, kirju Seebale või käske, mis tugevdasid Iisraeli kuningriiki. Kuid mitte kõik ei uskunud kohe. Mõned pakkusid teistsugust seletust. Hoiatusena tuleb märkida, et on olemas ka palju sarnaseid sõrmuseid 8. sajandist e-kristuns, mida seostatakse teiste kuningatega, nagu näiteks Hiskia. Ja Taaveti täht sai ajalooliselt tuntuks alles hiljem. Seega jääb küsimus, kas see on tõesti Saalomoni erakordne pärand? Või oli see lihtsalt perekonna pärand, mis sattus tema kätte? Selle hoidmine polnud samuti lihtne. Sõrmus asetati hapnikukontrolliga kasti, puhastati mikrotööriistadega ja iga joon ning iga detail uuriti laserskanneeringutega. Eksperdid arutasid iga aspekti, justkui oleks nende käes ajaloo võti. Kui see tõesti kuulus Saalomonile, oleks see esimene otsene side Saalomoni enda ja maailma vahel, mille ta maha jättis. Tõeline allkiri kuningalt, kes on tänaseni jäänud legendiks. Ja samal ajal, kui kõik olid hõivatud sõrmuse uurimisega, märkasid nad midagi kummalist. Sein, mis näis midagi varjavat, uus vari, uus uks ja võimalik, et veelgi suurem saladus. Nii et kõigi nende leidude seas. Unustatud kuningalaulud. Pärast seda, kui nad nägid kuldsõrmust, avastas grupp veel midagi veelgi hämmastavamat. Otse seina peal olid uuristatud mitte sõnad, vaid justkui muusikanoote. Esmapilgul lägid need välja nagu tavalised jooned, kuid kui nende taskulampide valgus peale langes, ilmus nähtavale selge muster. Korduvad märgid, hoolikalt paigutatud vahed ja sümbolid, mis näisid viitavat iidsetele instrumentidele nagu harf, lüüra ja flööt. Seal oli isegi selge graveering, mis meenutas 10 keelega harfi, mis on seotud kuningas Taavetiga, Saalomoni isaga. Esimese ajaraamatu 25. peatüki järgi päris Saalomon mitte ainult trooni, vaid ka muusikatraditsiooni jumalateenistuseks. Seega näivad need graveeringud tõestavad, et muusika oli tema valitsemise oluline osa. Üks praktikant meeskonnast proovis mängida lihtsat mustrit harfi koopial. Kuigi see oli kohmakas ja mitte täielik, tekitas muusika omapärast judinat. Justku oleks 3000 aastat maetud iidne hümn taas ellu ärganud. Kuid nagu teiste avastuste puhul, järgnes sellele kohe kahtlus. Mõned eksperdid väitsid, et noodikiri oli Saalomoni ajastu kohta liiga detailne ja arenenud. Mõned ütlesid veel, et see võib olla Babyloonia või Pärsia kultuuri mõju, mis võidi lisada alles sajandeid hiljem. Siiski, olenemata selle päritolust, oli mõju sama. Pimedas ruumis ei tundunud see enam hauana. See meenutas pigem kirikut või vana aja kontserdisaali, kus muusika oli kui palve. Meeskond kasutas laserskannereid, et salvestada iga joont ja sümbolit. Piisab vaid ühest valest puudutusest või isegi ühest hingetõmbest lähedal, et noodid igaveseks kustutada. Seetõttu tehti iga liigutus äärmise ettevaatusega, kuid kui nad vaatasid graveeringu viimast osa, oli seal veel üks peidetud vihje. Otse muusikamärkide all oli üks suletud kamber, mis näis olevat sügavam kui kõik, mida nad seni näinud olid. Ja nende radariskaneeringute järgi võis see olla tõeline kamber, mida kogu maailm oli kaua otsinud. Just see kuninga hauakamber. Kus on kuningas Saalomoni tegelik matmispaik? Pärast kogu seda varandust, raidkirjade ja salapärase muusika leidmist jäi alles üks oluline küsimus. Kas Saalomoni haud on tõesti siin? Siiani pole leitud ühtegi keha, sarkofaagi ega matmise maskit. Jah, need kambrid on tõelised. Tõelised on artefaktid, alates kuldsõrmustest ja menooradest kuni muusikaraienditeni. Kõik viitavad selgelt 10. sajandile e-Kristus, just Saalomoni enda ajastu. Kuid otsest tõendit, et tema ise sinna maetud on, pole ikka veel leitud. Nende baaslaagri telgis on doktor Emily Carter koos oma meeskonnaga ümbritsetud kaartide, savitahvlite ja kaasaegsete skänneritega. Nende järeldus on, et see, mida nad leidsid, võib olla kas kuninglik arhiiv või kuninga isiklik pühamu. See on koht, mis on ehitatud varanduse ja mälestuste hoidmiseks. Kuid see ei tähenda tingimata, et seal on tema surnukeha. Sellegi poolest on seal sissepääs. Märgid justkui viitavad sellele, et midagi veelgi sügavamat on peidus.
Nad kasutasid tehisintellekti skaneeringuid ja avastasid kummalisi õõnsusi ning geomeetrilisi jooni aluspõhja all. Võimalik, et need on täiendavad ruumid või siis ei ole seal midagi. Kuid lootus püsib, et tõeline haud on endiselt peidus, sügavamal, oodates vaid õiget aega. Kuid ees seisab suur takistus. See koht asub Templimäe lähedal, mis on üks maailma kõige vastuolulisemaid paiku. Loast üksi ei piisa, vaja on diplomaatiat, kokkuleppeid ja paljude religioonide luba, enne kui võib kaevamist alustada. Seetõttu peatati otsingud ajutiselt. Praegu jääb kuningas Saalomoni viimne puhkepaik endiselt saladuseks. See võib olla nende jalgade all, võib-olla pole seda enam olemas. Kuid üks asi on selge. Kivid on hakanud taas rääkima ja iga vihjega, mis ilmub, jõuame vastusele aina lähemale. Seega on küsimus, kas see on lõpp või alles Iisraeli ajaloo suurima avastuse algus.